podcastid terviseminutitest. Oleme nagu ikka oma järjekordse tervisesaate juures ja tore, et te selle vastu ikka huvi tunnete. Tuletan kõigile meelde ikkagi, et tellige meie kanalit. Siin on vastav märkekene ka juures. Ja nagu ikka saate algusesse, paneme siis selle hoiatuse ka, et ärge oma tervist kunagi jätke kontrollimata, ükskõik mis meetodid valite oma ravitsemiseks. Meetodid on palju, on nii-öelda alternatiivsed ja põhivoolu omad. Ega need sisuliselt väga ei erine tegelikult, aga ütleme niimoodi, et põhivoolu oma tõesti keskendub sellisele hästi materiaalsele lähenemisele, et teeme selle keemilise reaktsiooni sealt korda ja küll siis kõik muu läheb ka korda. See on üks üsna efektiivne lähenemine tervisele. Aga ta siiski paraku ta ei kata eriti seda vaimset poolt, mida meie siin saates või videos käsitleme, et seda ta ei kata. Ja seetõttu jäävad ravid tõesti tihti peale, lihtsalt ei tööta, eks ju. Teoreetiliselt kõik on järgi proovitud, peaks töötama, aga ei tööta. Ja selleks puhuks siis, kui ei tööta, siis ongi see, et on järelikult see vaimne pool on korrast ära ja sellega oleks vaja tegeleda. Nii, ja sellega me siin praegu tegeleme ka. Aga nüüd tänaste teemade juurde minnes, täna trügime nii-öelda sinna naiste alale ja põhiline teema on siis menstruatsioon täna. Alustame menorraagiaga, mis on siis nagu liigveritsemine või on paljudel naistel, ma ei tea kui paljudel, aga on see probleem, et menstruatsiooni ajal verieritus on nii ohter, et see on lihtsalt äärmiselt ebamugav. Ta ei ole otseselt ohtlik, aga kui ta ei lähenud tõesti nii suureks, et lausa ohustab mingite verekaotustega, on ka selliseid või juhuseid. Aga millest siis üldse see ohter verekaotus tuleb? Sageli on seal taga rasedusvastased vahendid. Ehk et naise see reproduktsiooni mehhanism või tema nii-öelda emalik pool siis nii-öelda karjub. See on nagu kõva häälega kisamine, et ma tahan paljuneda. See palju verd, eks ju, see on nagu sümboliseerib seda suurt häält, mis välja tuleb, et ma tahan paljuneda, laske mul paljuneda. Ja kui naine siis nagu ei paljune, ehk et ei saa last, kasutab neid rasedusvastaseid vahendeid, mis iganes põhjused selleks on, põhjuseid võib ju palju olla. Siis tekibki selline sisemine protest, et naiselikkusel ei lasta avalduda. Ja siis ta avaldub sellise väga-väga ohtra verejooksuna. Vahel ei ole see seotud paljunemisprobleemiga või siis lapse saamisega. Paljunemine kõlab niimoodi loomalikult kuidagi. Aga põhimõtteliselt ta võib olla ka seotud siis mingite muude emalikkuse teemaga seotud asjadega. Kui me nüüd läheme selle menstruatsiooni häirete juurde laiemalt, siis näiteks menstruatsiooni häired üldse kipuvad tekkima sellistel naistel, kes juba teismeeast peale on oma emaga väga äkiliselt reageerinud. Aga see ema on ju tema esimene naiselikkuse etalon. Ja nüüd, kui ma hakkan jonnima selle rolliga, mis naiselikkus mulle peale surub. Ta midagi paratamatult surub, eks ju, kui inimene läheb sellesse stereotüüpsesse naiseliku rolli, saab emaks. See toob kaasa teatud piirangud. Ja kui mul on selle vastu on selline väga-väga protestiv meeleolu, et ma ei ole nõus sellega, ma tahan, et tahaks nii-öelda, need mehelikud rollid on tänapäeval eriti, neid kiidetakse taevani ja justkui nagu see mehelik, ma ei tea, töörabamine, raha tagajamine oleks justkui see mingi maailma tipp, et ainult need inimesed on väärtuslikud, kes siis täidavad neid mehelikke rolle. Mis ongi selles mõttes minu jaoks väga kummastav, et tegelikult siin see feministlik liikumine teeb nagu karuteene naiselikkusele laiemalt.
ja tekitab ka selliseid protestimeeleolusid, naised, kes ei ole siis nõus oma seda naiselikku rolli võtma, noh, eks meestel on sama probleem, et noh, kui mehed ei võta oma mehelikku rolli vastu, hakkavad protestima, muutuvad naiselikuks, noh, on siis transseksuaalsed või, no mitte transseksuaalne, see on natuke sügavam teema, aga noh, ma võin olla näiteks rõhutatult pehme. Ma protestin selle meheks olemise vastu. Noh, meheks olemine nõuab teatud sellist enesekehtestamist, sihukest jõulisust. Mul endal sellega muidu vägagi probleeme. Ma ei kipu väga mehelik olema oma loomuselt. Ma olen tegelikult ise jõudnudki viimasel ajal sellise tunnetuseni, et mul on täitsa ükskõik, kas ma olen mees või naine. Noh, teatud mõttes see läheb selle tänapäevase poliitkorrektsusega nagu kokku. Aga ma ei mõtle seda küll mitte poliitkorrektsuse pärast, et ma mõtlen pigem selle pärast, et kui ma võtan seisukoha selles suhtes, et kas ma pean olema mees või et ma pean mehena näiteks olema teatud viisil, siis ma tegelikult teise poolega nagu ütlen endale, et ma ei vasta sellele kriteeriumile. Ma olen ju niikuinii see, kes ma olen. Ole sa mees või naine, sa oled see, kes sa oled. Ja selles mõttes ei ole absoluutselt tähtis, missugune sa oled või mis hinnangu sa endale annad. Missugune sa oled, see on ikka tähtis. Aga see, mis hinnangu sa endale annad, see ei ole tähtis. Hinnangud annavad teised. Nemad võtavad seisukoha, vot see on sihuke inimene, meeldib ei meeldi, see on igaühe enda asi. Loomulikult mulle meeldib, kui ma meeldin teistele, aga ma ei saa oma samme seada selle järgi, et teistele meeldida. Ma pean samme seadma selle järgi, mida ütleb minu sisemine enesetunne. Ja vot see on selles naiselikkuse olemuses täpselt samamoodi, et ma nagu ei tohi vaielda selle enda jumaliku antuse vastu. Me sünnime mingisuguses rollis. Nojah, seda võib öelda, et rollis siiski. Eks see on see meie jumalik nii-öelda tõeline mina. Ja nüüd elu algul, mida ma olen siin palju rääkinud, on see algtrauma, eks ju, see lapsepõlve trauma. See siis nagu ütleb meile, et sellisena nagu Jumal meid lõi, me ei ole päris vastuvõetavad. Ja näiteks, kui on, seal tulebki siis, kui nüüd ema kuidagi käib närvidele. Kuidagi käib iga ema närvidele oma lastele, eriti teismeeas. Aga kui see läheb nagu ülepiiriliseks, kui tütar on nagu eriti tundlik sellele ema reaktsioonidele. Seal on ka selles, kui näiteks ema ei lase nagu tütrel tiibu sirutada, püüab liiga ümmardada või näiteks on perekonnas ka selline, et ema on väga allasurutud ja isa on väga türandlik. Siis tekib tütrel selline tunne, et naiselikkus on kuidagi põlatud olek ja ta tahab sellest nagu eemale saada. Ja vot siis tal tekibki reaktsioon ka selle oma naiseliku funktsiooni vastu ja see hakkab siis streikima, see hakkab kõikuma, seal päevad ei käi regulaarselt. Nagu ma siin eelnevalt ütlesin, võib ka nagu liigvereeritus. Liigvereeritus tekib siis, kui me nüüd jätame selle rasedusvastaste vahendite kasutamise kõrvale. Siis see liigvereeritus on ka sellisel juhul, kui ma vaimselt hakkan nagu ühest küljest sellele vastu, et ma pean lapsi saama. Ma protestin, et ma ei taha olla naine, ma ei taha võtta naise rolli. Ma tahan olla pigem mehelik, teha karjääri, mida iganes. Aga teine osa minust nõuab, et ma tahan nagu lapsi saada, emaks saada, mis on tegelikult ei ole praktiliselt, mõned üksikud kindlasti on, aga väga vähe on selliseid naisi, kes mitte lapsi saades hiljem ei kahetseks seda. Loomulikult ei saa siin teha nii-öelda absoluutset üldistust, sellepärast, et iga inimene on siiski individuaalne ja kõik ei ole loodud lapse saamiseks. Inimestel on igasuguseid elu ülesandeid ja siiski suurim elu ülesanne on just õppida armastama, vaatamata sellele, missugune oli meie see trauma. Aga vaat siin antud kontekstis siis ongi see trauma on selline, et ma ei taha olla sellest soost, mis ma olen. Ja ma peaks tegelikult hakkama õppima armastama seda sugu. Ja
üks viis selleks ongi näiteks see, et ma jätan lapsed saamata ja siis elu teises pooles kibedasti kahetsen seda, et mul jäi selline väga oluline kogemus elus saamata. Ehk niimoodi tegelikult meid selle armastuse juurde tuuakse, et jättes armastamata me saame väga haiget. Me saame ikka nii tõsiselt haiget, et need ei ole mitte nii-öelda näpu pihta löömised, vaid need on sellised elusuurused kahetsused, et miks ma tegin nii. Kuni sinnamaani välja, et näiteks kui me lähme mehelikku konteksti, siis ajasin eluaeg raha taga, eks ju. Ja siis ma olen nüüd vana mees, kõik on minust lahti öelnud, keegi mind eriti ei salli. See raha ei ole mulle suurt õnne toonud. Mul on elu elamata jäänud, sellepärast ma olen käinud rahaga tegelenud. Täpselt sama võib juhtuda naisega. Loomulikult see võib ka juhtuda niipidi, et kui mõni naine näiteks püüab ennast identifitseerida nagu ainult läbi laste. Ka siis võib samamoodi jamaks minna. Siis avastad elu lõpus, et ma olen tohutult pühendunud ainult lastele ja olen ennast nagu maha salanud. Ehk et see pühendumus ei ole tulnud mitte minu loomulikust olekust, vaid sellest, et ma ei ole osanud ennast teisiti lihtsalt näha. Sest tegelikult on nii meestel kui naistel on neid rolle väga palju ja me peame ennast nägema hästi mitmekülgsena. Ja armastama ennast kogu selles mitmekülgsuses. Ja see on tegelikult üks olulisemaid asju, mida nii-öelda elus üldse õppida, on see, et kõik need küljed, mida ma endas kohtan tegelikult elu jooksul, ma ei näe neid alguses. Aga ma näen neid niimoodi, et nad tulevad mulle vastu välist ja objektidena, inimestega, kellega ma kohtun, inimestena. Mõned neist käivad mul jubedalt närvidele. Ja närvidele käivad need inimesed, milliseid aspekte ma endas ei ole iseendale andeks andnud. Ehk et tänase video kontekstis siis näiteks seda sama naiselikkust, et kui see menstruatsioonihäiretega naine kohtab teist naist, kes on väga pühendunud oma naiselikkuse rolli. See võib olla erinev pühendumine, see võib olla peibelik olek, see võib olla emalik olek. See on mingisugune selline stereotüüpne naiselik roll, eks ju. Aga ühesõnaga ta naudib väga oma naiseks olemist ka. Mul on tutvusringkonnas paar sellist inimest, kes on nagu ülimalt sellised naised. Nad ei ole ei peibed ega emad, aga nad on kuidagi sellised hästi sensuaalsed. Sa näed, et ta on nagu naine ruudus. Vaat kui see iseenda naiselikkusega konfliktis olev inimene nüüd kohtab sellist naist, siis saab teda jubedalt närvi, sellepärast, et ta on endale keelanud selle naiselikkuse. Ja see haavab teda. See toob talle selle keelu teadvusesse ja see ajab närvi. Samamoodi on mehelikkusega, kui mees nagu keelab endale meheks olemist, ma mõtlen niisugust stereotüüpselt meheks olemist, eks, et ma olen jõuline, kehtestav, võib-olla ka ekstravertne. Ma ise näiteks olen introvertne inimene ja ekstraverdid ajavad mind närvi, midagi ei ole teha. Kui ma näen sellist hüpersuhtlejat, siis mulle tundub, et kurramus, mida sa tüütad seda maailma, jäta rahule. Lase olla, miks sa pead suhtlema päevast päeva? Mulle kui introverdile näiteks on praegu see meie koroonasituatsioon on väga meeltmööda pigem. Selles mõttes, et maailm jääb samamoodi seisma, nagu ma ise tahaksin seista ühe koha peal. Ma ei taha inimestega suhelda. Ega ma väljaspool tööasju, siis oma nõustamist ja seda, kus mul on kindel roll. Ega ma ei tunne ennast hästi tegelikult. Ma pigem eelistan üksindust, ma ei lähe vabatahtlikult kellelegi külla. Ja üldse mu üks praegu on see mitte suhtlemine on nagu igati tervitatav, selles mõttes, et tänu sellele on mul vähe kontakte ja on ka oht tõbe külge saada on väiksem selle võrra. Aga ühesõnaga, ehk siis võtta oma rolli vastu, tunnetada, kes ma olen. See, kuidas seda rolli vastu võtmist, kuidas seda läbi viia. See on tegelikult pikk protseduur. Ma siin just oma klientidega suuresti sellega tegelen, kuidas siis oma tõelist mina üles leida. Sest ei ole nii lihtne mees või naine. See on mingi olemus, mis on meis sees. Ja tegelikult selle olemuse viisil
sunnib meid käituma meie ego. Aga me tunneme, et see on meile peale sunnitud käitumine. Ja nüüd, kui me võtame, kuidas seda siis nüüd öelda, kui me elu jooksul õpime ära, et me käitume vabatahtlikult nii, nagu ego meile peale sunnib, siis me avastame, et see, kes kellena meile tundus, et me igapäevaselt käitume sunniviisiliselt, ongi tegelikult meie tõeline mina. Ja sel hetkel langevad need ahelad, nagu sunniahelad maha, siis me tunneme, et me oleme õiges kohas. Ja võt, see on tegelikult see tõeline enese leidmine. Ole siis leias ennast mehena, naisena, mis iganes rollis juhtud olema. Ma siin ei saa väga täpseks minna, sellepärast, et see, mis rollis keegi peaks olema, see on juba peaks on vale, mis rollid on sündinud, ütleme niimoodi. Et see tuvastada ja sellesse rolli suuta ennast vabatahtlikult sisse elada. Õppida ennast selles rollis armastama. See on tegelikult vaimse arengu nii-öelda ülim eesmärk. See viib meid meie kõrgema minani, kontaktini Jumalaga ja nii edasi ja nii edasi. Aga ma arvan, et sellega meil see teema ammendatud. Edaspidi ma üldiselt üritangi teha niimoodi, et ma ei pane enam mitut teemat ühte saatesse. Pigem ma teen natuke lühemad videod ja teen ühe teema kaupa. Las need olla siis rohkem ja ma võib-olla teen ka selle nädalase välba vähe lühemaks. Aga tee ikkagi tellige seda kanalit. Siin on ühtest huvitavat. Vähemalt siiani on näidanud need, kes on selle tellinud ja see huvi, ta ei ole nüüd mingisugune CNN loomulikult, aga oma kindel vaataskond meil on ja see on väga armas teist. Sellest aitäh teile. Aga tänaseks oleme oma saatega ühel pool ja kohtume järgmises videos. Kõik head ja nägemist. Tšau, tšau.